oi. See Rit ei pea sellele vist vastu. Kurat, minema sai. No tervitused kõigile minu poolt. Täna on 1. mai. Võib jälle haugi püüda ja lolli järjekindlusega olen ikka oma kodujõel, kus kala nagu ei kipu eriti olema. Olen vist nüüd sellel aastal 4. või 5. korda, ei mäletagi enam, kalal ja kõik esimesed on nullikad olnud. Viimasel käigul küll üks võtt oli, aga kätte ei saanud ja jäigi teadmata, kas ta oli haug või forell või mis ta oli. Suure tõenäosusega väike haug. Aga suvi on ees, võib jälle haugi püüda ja tuleb hakata aktiivsemalt käima. Täna on hästi ilus ilm, mõtlesin, et tulen oma põhikohta number 2. Ja olenevalt sellest siis, kas siin midagi liigutab või mitte, olen päeva lõpuni siin või liigun mööda jõge oma põhikohta number 1. Vesi on suhteliselt madal. Siin lõigul on lootust ka forelli näha. Ja seal paremal, kus praegu mul jälle külmutatud räimega õng ootab haugi, on lootust haugi saada. Siin on niisugune vaiksem sopp ja natuke sügavam. Ja ega muud ei olegi. Suvel on ikka plaan oma käike jätkata ja sama strateegia. Põhjaõnged, lant, külmutatud räim. Ja näis, kuidas see aasta kalaga on. Kes minu eelmisi videosid ei ole vaadanud, siis minu kodujões põhiliselt ongi haug. Suvel tekib siia ahven. Vahele võib trehvata ka forelli, aga jõega on võrreldes varasemate lapsepõlve aastatega on lood kehvad. Samas eelmine suvi tuli ilus 5-kilone haug külmutatud räimega. Selle lasin tagasi, kuna see oli nii-öelda trofeekala ja sellises suuruses las ta läheb tagasi ja toodab järglaseid. Ja ega muud ei olegi. Ilm on ilus. Hakkan püüdma ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii, nüüd on ka põhjaõng sees. Ussiga vaatame, mis see täna teeb. Jätkan siin landi loopimist, aga vesi on hästi madal. See aasta on üldse vesi kiiresti alla läinud võrreldes eelmise aastaga. Lund ei olnud palju ja vihma pole ka olnud. Täna muidugi ere päike natuke miinuseks, aga vaatame. Proovin kogu sektori erinevate lantidega läbi. Ja arvatavasti tuleb igaks juhuks tross vahele panna, kuna on kogemust haugiga, et mis ma sellest trossist ikka panen ja siis käib krõps ja läinud. Toho, see oli põhjas. Siit lõigust ma olen forelli saanud. Kooli ajal, kui veel noor ja ilus olin, siis saisid päris ilusti forelli. Liikus ka harjust, aga harjust ei ole enam aastaid näinud. Ei tea, kas siin Kunda jões enam ongi seda. No nii, ilus kala ka nähtud. Kergelt tonksas siin samas suht ees. Aga oli see nüüd suur forell või niisugune keskmine haug? Seda ei tea. Aga ilus ta oli küll. Ja tunda oli ka, et näksas, aga ära ei võtnud. Et midagi siin ikka liigub, aga räime võtsin juba välja ja plaanin ka põhjaka välja võtta ja minna oma põhikohta number 1. Tundub, et siin on ikka, või tähendab, ei ole mõtet lihtsalt siin istuda. See üksik väike võtt nüüd natukene nagu andis lootust, aga äkki jäi kuskile siia passima ja ei saanud haiget ikka nii. Ei tea, mis kala see oli. Kaamera muidugi ei käinud ka ja aga jah, eks siis tuleb ikka juunist tulla siia, kui hakkab ahven liikuma.
aga ma ei anna alla, ma tahan siit ikka enne juunit ka kala ära tuua, vähemalt käega katsuda. Mis lanti siin veel võiks proovida, woblerit midagi. Pettelotto roosa on eelmisel suvel muidu ilusti toiminud, aga no nii, sellest kohast sai villand. Liigun nüüd mööda jõge oma põhikohta number 1. Vaatan, kas vahepeal proovin ka veel või mitte. Väike tonksvõtt oli ja sellega asi piirdus. Varsti on siin suuremat puu langetamist oodata. Koprad teevad ka korralikku tööd. Aga okei, ma hakkan nüüd vatrama. Rassima läbi võsa. Siit on vahepeal niisugune paha koht, aga üles kaldale tuleb saada ja siis edasi. Okei, näeme põhikohas number 1 või siis vahepeal. No nii, olengi supsti enda põhikohas. Räim on haugi ootamas. Tagapool on üks põhjakas ussidega. Vaatame, mis siin siis toimub. Hakkan lanti loopima, vahepeal tuleb üks lõuna teha. Kõht hakkab tühjaks minema. Selle räimega siin on see jama, et vool viib jälle kaldasse sinna. Sealt on küll isegi haug võtnud, aga kogu aeg tahaks seda kuskil nagu sügavamal hoida. Aga mis siin lobiseda, okei, ma hakkan nüüd erinevaid lante proovima. Vahepeal muudan põhjaka asukohta ka. Toon siia poole ja tagasi. Ahvenat suure tõenäosusega veel ei ole, aga kunagi ei tea. Haug võttis räime ära. Vaatame, kas saame kätte ka. Ja kui suur see on. Sööb natukene aega. Olemas. Ilus. See Eestis on isegi mõõdukas. Mis pidi tal üldse see sees on? Kuidagi vaikne on see haug meil. Käes ka. Noh, nüüd hakkas siis elama. Räägi veel, et kala ei ole. Täitsa olemas. Kas sa saad? Ole paigal. Nii. Hopsti. Selline poiss, mõõdame ära kohe. Räim on ilusti sees. No nii. Ma arvan, et see peaks mõõdukas küll olema vist. Kole kiiresti käis seekord. Aga okei, mis seal ikka. Ma võtan talt nüüd selle konksu välja, mõõdan ära ja siis vaatame edasi. No nii, pikkust on 68. Kohe kaalume ära ka. Ma arvan, et see läheb praegu esialgu lõksudega mul vette tagasi. Vaata, mis ta kaalub meil. Üks 1,8. Noh, ilus aug alustuseks. Vaatame, kuidas me nendele lõksudega ta siia ette paneme. Nii, kus ta mul on? Nii, loodame, et liiga suurt šokki ei saanud ja hakkas olla liigutama.
nii, ilus kala alustuseks. Nii et jões ikkagi kala on, aga ole mees ja leia õige aeg üles. Jätkan püüki. Tõstsin augi natukene siia poole, et selle räimeõngele ette ei jääks selle. Las sulberdab siin natukene aega. Aga nüüd tuleb küll söögipaus teha. Adrekalaks kerge on saadud. Ei tea, kas haug oli peale kudemist väsinud ja uimane. Aga mingit vastupanu nagu eriti ei osutanudki. No vaatame, kas tuleb veel täna midagi. No nii, vahepeal üks söögi ja joogipaus. Panin ajutiselt veel ühe põhjaõnge sisse, kui pinnaga ei püüa. Ja samas on nina ette. Suurema ussipuntraga vaatame, kas siinpool on midagi või kedagi, keda uss huvitaks. Suure tõenäosusega mitte, aga noh. Kohe istun natuke aega, söön kõhu täis ja siis jätkame. Opa, uus võtt. Korralik tšörgiga. Ossa, see on veel suurem kui eelmine. Ritt on ainult vale. Mõtlesin, et panen vahelduseks suure landi otsa ja oi. See ritt ei pea sellele vist vastu. Kurat, minema sai. Joh, haidi siin sama sees on. Täitsa lõpp. Seisab siin sama sees. Sai minema. Kurat küll. Võt see oli praegu ilus kala. See oli mingi 4-5 kilone jälle. Hoppadi. Sellise spinnaputukate tšörgi peale siis. Aga kuidas ta siis kinni oli, et minema pääses? Oi kurja. See oleks nüüd ilus kala olnud. No jah, mis teha? Adrekalaks jälle korralik, aga no jah. Selline see kalapüük korra on. Mul on tunne, et tšörgi jaoks ma pean võtma oma pikema ja tugevama ridva kaasa, et see on ju puhtalt tegelikult ahvena ja forelli ritm. Praegu vist juba tundsin, et väänas midagi ära siin. Võttis vähemalt vererõhu üles korralikult. See oli ilus kala. Aga noh, proovime uuesti. Äkki on mõni teine samasugune siin. See väänas igastahes midagi ära siin. Ja tuli tagasi. Oi. Kas on sama või? Ära mine jälle. Ilus kala. Kuidagi külje pealt on jälle kinni. Tohi kõrra lõdvaks lasta, sillä on läinud. Ossa pois. Kuidas ma selle nüüd kätte saan? Kahva ei ole. Kust poolt ta kätte saaks? Sealt poolt venitada kuidagi. Laugemale kaldale. Oba, käes. Ossa pois. Ilus kala. Hoppadi. Oi. Nummer küll. Vererõhk jälle laes, nii et
no see on jälle mingi 4-kilone või? Nii, toimib lant ilusti. Selline poiss siis. Võta nüüd landi välja, kaalume, võtame ära ja siis otsustame kumma koju ja kumma tagasi. Käed värisevad. Elu on ilus. Nii, 3,3 kilo oli. Mõõdame pikkuse ka ära. Pikkust on tal nii paljukest kui 70-80 senti. Ilus kala. Nii, aga ma arvan, et tänaseks mulle vist aitab ka selle eelmise kala laseme tagasi ja võtame vahelduseks siis selle suurema kaasa. Okei, ma nüüd natukene nuputan, mis järjekorras ma asju teen. Kas paneme selle ka veel lõksu otsa, püüame veel või aitab küll ja läheme koju ära. Vot sellised lood siis, nii et 1. mai haugipüügi keelu aja lõpp ilusti ja esimesel päeval kohe 2 ilusat kala ja toimis siis väga hästi hoopis pinnaputukate tšörk või tšerk, kuidas keegi kutsub. Räimega siis esimene kala. Ja jah, midagi ei ole teha. Kui tahad suurt kala, kasuta suurt lanti. Ainult ritv peab parem olema sellise püügi jaoks. See on mul olemas, aga ei taibanud kaasa võtta. Okei, tegutsen edasi. No nii, laseme siis selle väiksema haugi tagasi ja võtame vahelduseks siis suurema koju. Kui eelmine aasta lasin 5 kilose tagasi, siis võtame selle seekord koju. Võtad nüüd ära, siputa, kohe saad tagasi, rahu. Näe. Ja mul on tunne, et ma panen ta veel mingi tunniks ajaks siia. Nii, ja selle laseme. Selle kala laseme ilusti tagasi. Peaks tegema ühe pildi ka veel kähku, enne kui tagasi laseme. Okei, ma teen veel viimase pildi ja siis laseme tagasi. Väike filmipaus. Nii, fotosessioon tehtud ja laseme poisi tagasi või tüdruku. Tule järgmine kord tagasi. Läks. Head aega. Nii, ma panen selle teise haugi veel natukeseks ajaks lõksu otsa ja siis teen veel, mis see kell on praegu, 2:30, noh 3-ni äkki veel püüaks. Aga suure tõenäosusega rohkem ei ole midagi, et selle võtan koju kaasa. Läheb siis selle aasta esimese kalana koju tagasi. Ja siis vaatame edasi, mis saama hakkab. Okei, tegutseme. No nii, ja olengi oma tšörgist ilma. Trossi landilõks tõmbas sirgeks ja jäi sinna taha oksa külge korra kinni ja läinud ta oligi. Nii palju siis landist, aga noh, las olla, siis aitab küll tänaseks. Okei, eks siis tuleb jälle uus lant ostas minna putukatel, midagi ei ole teha. Põhja ta läks praegu. Selge, ma panen oma kodinad kokku. Tänane tulemus oli siis 2 haugi, 1 läks tagasi ja 3,8 kilone 80 senti pikk läheb siis esimese selle hooaja kalana koju pannile või purki, vaata, mis ma tast teen. Ja ega muud ei olegi. Ma kavatsen nüüd ikka tihemini kalal hakata käima, ilmad lähevad soojaks. Juuni alguses kuskil, ma ei mäleta, millal mul on plaanis puhata paar nädalat, siis ka kindlasti võimalikult palju kalale, äkki ka mõnda teise kohta ja elu näitab, mis siis tuleb või mis siis saab. Aga sulle aitäh, et vaatasid. Kui sa ei ole veel kanali tellija, siis pane like ja subscribe. Oleks väga vahva. Ma olen nüüd oma pikema pausiga kaotanud pea 30 tellijat. Need on vaja kõik nüüd tagasi võita ja saada. Selge. Näeme järgmine kord ja tšau. Nii, võtame poisi välja.
selline ta siis lõpuks jäi. Lõpetame ta elupäevad nüüd viisakalt ära ja lähme koju. Järgmise korrani.